väike ülevaate sellest, kuidas see tänane planeeritud on, et kõigepealt ma arvan, et on vajalik luua selline raamistik, mida see leadership pipeline tähendab ja mida need programmid endast kujutavad. Püüan seda teha võimalikult lühidalt, öelda vaid ära selle, mis on tõesti mõistmiseks vajalik, ehk et siis teises pooles saaksid juba programmis osalenud juhid oma kogemuse kaudu nii-öelda liha luudele panna. Ja ma tervitasin siin Helerini, Tuulit ja Kristat, kes on siis 3 juhti, kes on ise läbinud Leadership Pipeline arenguprogrammi ja on valmis tulnud siia oma mõtetest ja kogemustest ja muljetest rääkima. Nii, aga siis võib-olla enda kohta lihtsalt nii palju taustaks, et mina olen juhtide, organisatsioonidega kokku puutunud juba selline 20+ aastat, küll konsulteerides, coach ides, koolitusi läbi viies, juhte hinnates, arendades ja olen olnud ka organisatsioonis sees ehk siis seestpoolt püüdnud luua sellist keskkonda, kus inimestel oleks hea töötada. Ja tänasel päeval siis esindan Change Partnersit. Panen siia ka slaidi meile nähtavale. Ehk et ka Change Partnersis on meie eesmärk see, et toetada organisatsiooni nõndaviisi, et see, mis on organisatsioon endale eesmärgiks võtnud, saaks ellu viidud tõhusalt ja teiselt poolt ka inimesi väärtustavalt. Ja eripära, mis võib-olla Change Partnersil on see, et me oleme tõesti keskendunud sellele, et tuua oma klientideni sellised töötavad läbiproovitud maailma praktikad. Nii et muudatuste juhtimise poole pealt kõik see, mida pakub Browsai, siis on meil diski metoodika ja juhtide ja juhtimise arendamise osas siis Leadership Pipeline, keda siis eelmisest aastast alates on võimalik nii Eestis, Lätis kui Leedus nii-öelda sisse osta. Aga kaasaks kohe teid siin alguses samuti, et kuulda, mis on teie mõtted. Siin kevadel valmis EAS-i tellimusel ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna eestvedamisel Eesti juhtimisvaldkonna uuring. Ja uuringus osalenud juhtidest 94% ütlesid, et Eesti ettevõtete kasvu kõige suuremaks piduriks või takistuseks on juhtimiskompetentsi puudus. Et iseenesest on seda nagu päris kurb kuulda, sest see oli selline üsnagi üksmeelne tunnetus. Aga tahaks nüüd teie käest küsida, et mis on teie jaoks, mõeldes juhtide ja juhtimiskultuuri arendamisele, mis on see, mida teie tahaksite oma organisatsioonis muuta? Ja selleks palun teil minna Poll Everywhere keskkonda, et kohe ilmub chati ka link, kus te saate peale klikates sinna minna. Peate valima endale lihtsalt ühe esindusnime, et sinna sisse saada. Ja kui te teete seda brauseri teises aknas, siis on väga mugav kirjutada vastust, siis mis teie mõtlete? Et mis on see, mis teie meelest vajaks arendamist, teisiti tegemist, kasutusele võtmist, mis on see, mida tuleks muuta? Siis hakkavad need vastused siia kenasti tulema kõigile nähtavaks ka, et juhid päriselt juhiks, siis tõstab esile just seda juhi kui inimeste juhi funktsiooni.
et mis on juhi töö päriselt, noore töötaja toetamine. Ja. Et oleks ühised juhtimisprintsiibid või väärtused, informeerimine ja kaasamine, spetsialistid aidata õigele juhtimisteele, kui nad on juhiks saanud. Selge eesmärgistamine, ühtsed juhtimispõhimõtted, inimeste märkamine, kommunikatsioon, juhtide omavaheline koostöö, mis tööd juht teeb ja et tuleb koondada enda ümber häid spetsialiste, suhtlemisoskus, kommunikatsioon, olla osa organisatsioonist, enesejuhtimise oskuste arendamine. Et see pehmete teemade osakaal tundub siin viimastel aastatel aina olulisemaks ja olulisemaks muutunud, kuigi ega see on teada olnud ju juba ammu. Juhid peavad õppima ennast hoidma, väga õige. Et päris palju arvamusi, mida te siin olete jaganud, läheb sinna poole, et tegeleda ikkagi rohkem inimestega, aga teiselt poolt saada ka aru, mida on päriselt vaja teha. Ja see kommunikatsioon, suhtlemine on siin läbivad märksõnad minu jaoks, et see on selline väike olukorra kaardistus. Ja nendest pollidest ma saan teile pärast saata ka sellise ülevaate, et need vastused jääksid ka teile alles, et see on selline hästi huvitav mõtete kaardistus, sest siin on ju kohal päris suur hulk oma ala asjatundjaid. Nii. Aga siis tulles Leadership Pipeline'i juurde, et kuidas siis Leadership Pipeline aitab ja kahe sõnaga öeldes, et kuidas Leadership Pipeline üldse tekkinud on ja alguse saanud, siis alguse sai tegelikult Leadership Pipeline mõiste võttis kasutusele 70. aastatel Walter Mahler hoopis ja alles paarkümmend aastat hiljem siis Steven Trotter oli see mees, kes seda mõistet koos oma kahe kolleegiga edasi arendas ja nende ühistööna sündis raamat, see hallikaaneline, mida te siin pildi peal ka näete, kuidas ehitada eestvedamisel põhinevat organisatsiooni ehk see annab sellise süsteemse vaate, kuidas seda juhtimistegevust kaardistada. Sellele ilmusid veel järjeraamatud, kuidas samade põhimõtete alusel tulemuslikkust juhtida ja järelkasvu planeerida. Ja huvi tekkis nii palju suur, et sündis ka Leadership Pipeline instituut ning alusepanijateks olid siis Steven Trotter ja Kent Jonassen. Kent Jonassen on tänase päevani Taanis asuva Euroopa haru juht ja sügisel septembris on võimalik teda tulla kuulama ka siia Eestisse, kus ta tuleb just rääkima oma kogemustest, mida Leadership Pipeline'i rakendamine erinevates organisatsioonides on näidanud ja õpetanud, et sellises laiemas plaanis, et kui me täna räägime siin juhtimise arenguprogrammidest, siis tegelikult Leadership Pipeline on hoopis laiem mõiste kui ainult need programmid. Ja väike pilt veel sellest levialast ka, nii et kaetud on tegelikult päris esinduslik hulk maailmast konsultantide võrgustikuga, kes kasutavad Leadership Pipeline metoodikat. Ja kuna nüüd Leadership Pipeline instituut koondab kogu selle teadmise, tõesti teeb sellist andmeanalüüsil põhinevat info korrastamist, siis need programmid
on tõesti, võib öelda, et andmetel põhinevad ja väga hästi süsteemselt struktureeritud, et tõesti saavutada see parim tulemus, mida me ootame. Nii et jah, lühidalt öeldes siis Leadership Pipeline on raamistik, mis aitab organisatsioonidel üles ehitada tugevat sisemist juhtimiskultuuri. Ja see põhipostulaat, millel lähenemine baseerub, on see, et kui me võtame esmatasandi juhi töö ja ettevõtte tippjuhi töö, siis see töö, mida nad teevad, ei ole ühesugune. Et seal on mingisugune väike ühisosa, aga tegelikult nii need tegevused, mida eesmärkide saavutamiseks on vaja teha, kui ka see tulemus, mille saavutamist oodatakse, on täiesti erinev. Ma usun, et ma ei ole veel kohanud kedagi, kes selle väitega nõus ei oleks. Ja sellest tulenevalt siis on Leadership Pipeline lähenenud asjale niimoodi, et millised on need juhtimistööd, mis on organisatsioonis vaja ära teha. Ehk et tõesti need juhtimise rollitasandid. See ei pruugi olla hierarhiline pilt, nagu ta praegu siin slaidile kahemõõtmeliselt pannes tundub, aga et mis on need erinevad tööd, mis ühes või teises organisatsioonis on vaja ära teha ja seal on ühised nimetajad ja selle alusel on võimalik neid koondada nii-öelda nendesse juhtimisrollidesse ja kõige klassikalisemad või geneerilisemad on siin pildi peal näha, et tegelikult on iga inimene natuke juht, ta juhib iseennast. Ja kui tuleb juba meeskond, siis see esmatasandi juhtimine on üks väga suur roll, kus töötab palju juhte, kuid juhtide juht on juba see, kelle meeskonnas võivad olla nii spetsialistid, aga kindlasti on seal ka teised juhid ja see töö juba muutub oluliselt. Ja Eesti ettevõtetes võib siia juurde veel välja tuua sellist funktsiooni juhtimise nagu peret või klassi ja siis on loomulikult organisatsiooni juht ja kui on suuremad grupid, kontsernid erinevates riikides laiali, siis tuleb ka neid töörolle rohkem. Ja Leadership Pipeline siis lähenebki nende juhtimisrollide põhiselt. Et kui me näiteks tahame saada 10% paremat tulemust, see vist tuleb tihti, seda juhtub tihti, et eesmärkide seadmisel seda tahetakse, siis spetsialistina on meil kaks valikut. Kas panustada rohkem aega või hakata midagi tegema efektiivsemalt, tõhusamalt, teistmoodi. Kui meid nüüd on spetsialistist edutatud meeskonna juhiks, siis me peame endale aru andma, et kui mina pingutan rohkem või panen rohkem aega töösse, siis sellest sõltub ainult antud juhul siis 1/6 10% kõrgema tulemuse saavutamisest. Ma pean tagama tegelikult, et need 5 inimest, kes on minu meeskonnas, oleksid samuti teadlikud ja valmis ja suutelised seda lisad 10% koju tooma. Ja kui siis oled juba juhtide juhi tasandil, siis jällegi see töö sisu, millele sa fokusseerud, muutub läbi selle, et kui nüüd on sul alluvad juhid, siis tegelikult sina pead võimestama nende juhtimise oskust, et nemad suudaksid suunata, motiveerida spetsialiste tegema paremat, tõhusamat tööd. Nii et need tegevused on üsnagi erinevad. Ja küsiks nüüd jälle teie käest sellise küsimuse, et kui te lähete sinna Polli keskkonda tagasi, kuvan selle ka ekraanile,
Siis teine küsimus, mida ma tahaks teie käest küsida, et mis on teie pilgu läbi peamised takistused juhtide jaoks, mis takistavad neil olemast tulemuslikumad? Te kindlasti olete oma juhtidega tihedas kontaktis, et mida nad välja toovad? Ebaselged ootused. Ajapuudus. Tehakse palju spetsialistitööd, just. Konkreetsed oskused, enesekehtestamine, juhtimine. Muutused on nii kiired, et ei jõua. Hübriidne töökeskkond on seadnud rohkem ootuseid. Eesmärkide puudus, kordub aeg, meeskonnad on liiga suured. Killustumist on palju, fookuseid on liiga palju. Ja seesama spetsialisti roll, et teen ise töö ära selle asemel, et suunata meeskonda. Et see, mis nagu siit kõlama jääb ühest küljest, et ootused võib-olla ei ole väga selged, mida ma pean tegema ja see läheb hästi nüüd kokku leadership pipeline'i põhimõttega, et see on üks peamiseid väärtuseid, mis nendest programmidest sünnib juhi jaoks, et ootused oma rollile saavad selgeks. Ja teine selline rohkem läbikõlav kriteerium siit teie vastustest ka on ajapuudus. Ja see, et kogu aeg tuleb juurde aina rohkem ülesandeid, muutuseid, töö muutub keerukamaks, raske on fookust seada, et just see ajapuudus, aga kui mõelda, siis seesama ajapuudus on seotud ka sellega, et kui selge pilt mul on sellest, mida mul tuleb saavutada, et mis on need ootused. Et see kindlasti aitab seda ajajuhtimist paremini teha. Ja siinkohal jagan teiega ka seda tulemust, mida on kogunud Leadership Pipeline Instituut, siis neid erinevaid programme üle maailma läbi viies ja nemad on seda saadud andmemassi analüüsinud. Meil selle programmi sees tehakse selline mõtteharjutus kõikide osalejatega, kus siis üks küsimus on see, et mis on nende tänased väljakutsed selles rollis, kus nad on. Ja siin pildil on näha siis praegu, et mida kõige rohkem on nimetatud. Ja see ühine nimetaja tegelikult on see, et aega ei jagu. Ei õppimiseks, enesearendamiseks, aega on vähe, et ei ole aega juhendada coachival viisil või ka neid üks-ühele vestluseid pidada. Ei ole aega planeerida, mõelda, et kuidas ma muidu selles paljususes siis hakkama saan. Ja ka meeskonnaga koos olemise arvelt siis näpistatakse aega tulemuste saavutamiseks. Nii et need on sellised takistused juhtide endi pilgu läbi. Ja sellele vastuseks siis Leadership Pipeline seab väga selge fookuse, mis on see töö, mis on antud rollis vaja ära teha. Ja kui me võtame kõigepealt vaatame seda esimest tasandit, meeskonnajuhi tasandit, siis siin on 5 teemade plokki, mis on vältimatult vajalik. Ükskõik, kas see juht töötab IT-valdkonnas, kas ta töötab avalikus sektoris, suures ettevõttes, startupis, vahet ei ole. Kui sinu vastutusel on teised inimesed, siis sa pead seadma eesmärke, delegeerima, jälgima seda, kuidas ülesannete saavutamisega läheb, inimesi arendama, toetama ja meeskonnaga kokku panema ja hoidma selle teovõimelise. Et siin on lähtutud sellisest
20-80 printsiibist, et kindlasti ei kirjelda see ära kõiki igas ettevõttes, aga ta kirjeldab ära selle tuuma. Et kui see tuum on paigas, siis tekib juhil selline selgem arusaamine, mida minult oodatakse. Ja neid samu teemasid siis käsitletakse programmi jooksul 3 vaatevinklist ja ma arvan, et see on üks nende programmide võib-olla selline nagu eristuv ja ka suurimat kasutegurit loov komponent. Ehk et algab pihta asi sellest, et inimene peab omaks võtma ka oma suhtumise ja hoiaku tasandil teadmise, millega ma väärtust loon. Et kui ma olen spetsialisti rollist tulnud ja ma olen olnud edukas ja ma jätkan nende samade asjade tegemist ka juhina, siis on väga suur tõenäosus, et tegelikult ongi tulemus see, et tajutakse, et juht ei ole edukas. Et see, et toimuks ära see link peas, et kui inimesed tulevad minu juurde, siis see on pigem tore, kui ma olen juht, mitte see ei ole koorem. Ja nüüd ma pean jälle nendega tegema ja töö jääb päriselt tegemata, et mis on see juhtimise töö tegelikult. Ja kui see on selge, siis saab teha otsuseid ajakasutuse osas, kuhu siis oma aega panna, ehk see, mida tajutakse kõige suurema takistusena, et aega on vähe. Aeg jah, paratamatult on selline muutumatu suurus. Me peavad olema lihtsalt selged alused, mille alusel nagu seda aega jaotada, kuhu, kui palju panna ja sellega programmides tegeletakse väga palju. Ja siis, kui need komponendid on juba paigas, siis on vaja tegelikult tööriistu ja konkreetseid oskuseid, et siis need teemadega tõesti tegeleda ja ellu viia. Nii palju ma ütleks nagu taustaks programmide sisu kohta. Ja enne veel, kui annaksin sõna meie juhtidele, kes on selle ise läbi teinud, vaataks korra veel ka programmide tulemuslikkuse ja mõju mõõtmise aspekti. Ja siin jällegi küsimus teile, viimane selline polli küsimus. Ja kuna te olete kõik HR-valdkonna või õppimise valdkonna nii-öelda prood, siis küsingi teie käest, et mille alusel teie hindate koolitusprogrammide tulemuslikkust? Et kui te valite, kui te olete ise teinud, püüdnud oma inimesi organisatsiooni sees toetada, koolitada, siis mis on see kriteerium, mille alusel te ütlete, et yes, hästi tehtud? Et see oli väärt investeering. Muutus tegutsemises. Et oleks osalejatele väärtuslik, et inimene saab seda rakendada. Et teise poole pealt tuleb siit ka rahulolu uuringut, positiivne tagasiside osalejatelt. Ja et kuivõrd rakendatav see teadmine on. Et jah, kui vaadata seda teoreetilist poolt, et mida siis mõju-uurijad on välja toonud, siis tänasel päeval rahulolu on oluline, et inimestel oleks hea tunne, aga et kui mõelda, et kas käitumine ka sellest tulenevalt muutub, siis seal sellist põhjuslikku statistilist seost ei ole. Et reeglina tahame me ju ikkagi seda, et käitumine muutub. Või siis, et inimene tõesti saab teadlikuks, miks ta midagi teeb, mõtestab oma tegevusi, nagu te siin ütlete. Aga just see hoiakuline ja käitumuslik muutus, eriti juhtide koolitustel, on väga oluline tõesti.
ja see on oluline ka Leadership Pipeline programmide vaatenurgast. Ehk et mis on alati meie programmidesse sisse kirjutatud, on selle mõju mõõtmine. Ehk juba neid programme välja töötates on mõeldud väga selgelt sellele, et kuidas seda mõju siis hiljem mõõta. Ja et seda mõju saavutada, et selle muutuseni välja jõuda, siis nii-öelda see kavatsuslik pool, kuidas need programmid on üles ehitatud. Pärast siis saate osalejate käest küsida, et kuidas see siis reaalsuses ka välja tuleb. Aga et programmis keskendutakse punkt 1 sellele tööle, mis juhi töölaual on. Ehk ei ole selliseid teoreetilisi kaasuseid. Et mõneti see, kui koolituspäev tundub nagu selline kontekstist välja võetud ja pärast tuleb selle arvelt rohkem tööd teha juhi perspektiivist, siis selle koolituse eripära on see, et sa teed osa oma tööd juba selle koolituse ajal ära. Et see ei ole nüüd see puudutab just seda juhtimise ülesannete poolt. Ja teine oluline kriteerium on see, et me järgime 70-20-10 printsiipi, mis tähendab, et teooria osakaal on tõesti programmides väike. Väga palju on sellist mõtestamist, nii individuaalset tööd kui ka meeskonna arutelusid, et päriselt jõuda selleni, et inimese nagu arusaama jõuab reaalselt, millega mina väärtust loon oma rollis. Ja kui ma sellest aru saan, siis ma saan teha valikuid ka aja osas, et kuidas oma aega paremini planeerida. Ja selle tõttu on see programmi ajal läbitu ka väga rakendatav, sest see on otseselt seotud tööga, mis osalejal on vaja ära teha. Ja natukene võib-olla kirjupilt siin, aga et kuidas see programm on üles ehitatud, et need 4 päeva, kui juhid koos viibivad ja seda programmi läbivad, on ainult üks osa sellest. Aga väga suur osa on ka eeltööl, vahepealsetel tegevustel koos siis oma arengupartneriga ja ka vahetul juhil, kes peaks nagu toetama, küsima, kuidas sul läheb, andma sisendit, andma tagasisidet. Et kõik see nõuab sellist hoolikat kommunikatsiooni samamoodi, et inimesed oleksid, see oleks neile teada, nad oleksid valmis seda aega planeerima ja tajuksid seda programmi väärtuslikku osana. Valikuline on ka 360 kraadi tagasiside küsimine siis oma juhilt, meeskonnaliikmetelt ja kolleegidelt enne programmi. Ja kui see on tehtud, siis see on tehtud nende samade teemade lõikes, mis ma ennem näitasin. Nii et programmi ajal on väga hea võtta see teiste vaade kõrvale ja mõtiskleda, et kuidas ma välja paistan. Ja kas see on see, kuidas ma tahan välja paista. Ja planeerida siis sellest lähtuvalt oma tegevusi. Ja kui rääkida mõju hindamisest, siis mõju hindamise selline küsimustik viiakse läbi enne koolitust, et nii-öelda paika panna see lähtepositsioon nii teadmiste, suhtumise kui ka käitumise osas. See koosneb nagu 3 alajaotusest. Vahetult peale mooduleid hinnatakse siis muutust inimese teadmistes ja suhtumises. Ja kui programmist on möödas 3 kuud, siis tuleb viimane küsimustik, kus siis juht peab ise hindama seda, et milliseid käitumuslikke muutuseid ta on sisse viinud. Ja kui vaadata, kuidas see pilt siis pärast välja näeb, et olen siia teinud väljavõtte ühest läbi viidud programmist ja need 3 tulpa, mis külitsi on, esimene siis peegeldab seda taset enne koolitust, teine vahetult peale koolitust ja 3. siis 3 kuu pärast.
ja siin on antud võrdlus benchmarkiga ehk kasutame siin partnerina PeopleWeight, kes on tõesti professionaalne kolmas osapool, et hinnata erinevate koolitus- ja arenguprogrammide mõjusust. Ja kuna nende abi kasutavad paljud ettevõtted üle maailma, siis sealt on tekkinud selline võrdlusmoment, et milline on siis see muutus keskmiselt peale koolitusprogramme. Ja siit on näha, et LPI tulemused on sellest keskmisest tavapäraselt kõrgemad, mida on nagu hea tähele panna ja oluline on just, et kui te siin ennem ka ütlesite, et mille alusel nagu seda tulemuslikkust hinnata, et ühtepidi sellise mõtestamise, suhtumise alusel, teistpidi just nende käitumislike muutuste alusel, siis need komponendid on siin täpselt olemas, et mis on see suhtumine, attitude ja mis on siis see käitumine, see käitumislik muutus. Ja siinkohal mina nüüd rohkem ise ei räägikski, küsin, et kas on teil küsimusi praegu selle minu jutu peale? Et tundub, et ma olen teid surnuks rääkinud, et ei ole hetkel ühtegi küsimust, aga ma arvan, et need tekivad, et hakkaks meie vestlusringiga mõnusalt peale. Ja ma alustan seda sellest, et kõigepealt tutvustaksin, kes siis täna siin on. Ja ma annaksin esimesena sõna Helerinule, et ütle lühidalt midagi enda kohta, aga taustaks siis seda, et Helerin läbis meeskonnajuhi programmi siis Swedbankis, aga ma annan sõna sinule. Aitäh ja tervist ka minu poolt ja minu taust siis jah, täna ma olen karjäärikeskuse juht Swedbankis, varasemalt töötanud värbamisjuhina, värbamismeeskondasid juhtinud ja enne seda ka olin ettevõtja. Ja täna minu meeskonnas on peamiselt valdkonnajuhid, kes on küll spetsialistid, aga nad vastutavad ikkagi enda nagu selle valdkonna eest täielikult ja lisaks siis ka üks meeskonnajuht. Kiirelt. Et aeg on juba edasi läinud, et mis aasta see oli, kui sina läbisid programmi eelmisel aastal või? Ei, see oli sel aastal. Jah. Aastavahetuse kandis, okei. Ja kuidas sa ennast juhina võib-olla, ma palusin, et mõelda, natuke elavdada seda, et kui sa mõtled nagu metafooriliselt, et milline loom sa oleksid, kui sa peaksid ennast mõtlema juhina looma rolli? See oli väga keeruline ülesanne, aga ma pidin loomade kohta taustauuringut tegema. Aga ma mõtlesin välja, et võib-olla hunt, sest hundid on hästi meeskonnatööle orienteeritud, et seal toimub täpselt see, et kõikidele jagatakse need õiged ülesanded, delegeeritakse ja meeskonnatöös siis saavutatakse see kõige efektiivsem tulemus. Super, aitäh sulle, Helerin, selle metafoori eest. Järgmisena ma annaksin sõna Tuulile, et Tuuli läbis siis nüüd üsna hiljuti, mõned nädalad tagasi lõppes see programm ja see oli juhtide juhi arenguprogramm siis Telias. Tere, mina olen Tuuli. Töötan Telias siis väikeettevõtete tiimi juhina. Telias töötanud 5 aastat ja juhina kogemust 18 aastat. Olen olnud kunagi Swedis, Helerin, ja minu alluses täna on üks juhtide juht, üks meeskonnajuht ja mitu funktsioonijuhti. Nii et seda koolitust, mis ma läbisin, sain vaadata väga
mitme nurga alt. Aga see looma küsimus mina delegeerisin ja sain vastuseks oma tiimi liikmetelt, et pigem keegi kastlane, et kiire, taktikaline, analüüsiv, aga et samas on olemas ka selline pehme empaatiline pool. Super, väga hea näide juhi käitumisest, et kõik ei pea ise tegema, saab delegeerida. Ja Krista, siis Krista läbis ka juhtide juhi programmi, aga selle ülesehitus oli selles mõttes teistmoodi, et see ei olnud ühe organisatsiooni sisene, vaid et see oligi suunatud avaliku sektori juhtidele ehk et seal olid koos juhid siis erinevatest asutustest. Ja tere siis ka minu poolt. Nii see oli tõepoolest ja ma nüüd proovisin meenutada, aga suures osas vist eelmisel aastal ja kas jupp jäi veel siia aastasse ka, et kuidagi niimoodi ma seda läbisin. Ja mina töötan siis Politsei- ja Piirivalveametis praegu, kus ma siis töötan peadirektori asetäitjana ja hetkel minu meeskonnas on siis circa 160 inimest. Enamik neist ongi nii-öelda siis meeskonnajuhid, natukene ka nii-öelda juhtide juhid, neil on all sellised väiksed grupikesed ja nad on ka ühtlasi valdkonnajuhid ehk siis selline nagu keerulisem süsteem. Aga juhina ma ise olen töötanud aastast 2004 ja sisuliselt alustasin kohe juba juhtide juhina, et selline korralik pea ees tundmatuse hüpe oli ja kõige suurem meeskond, mida ma juhtinud olen, 350-360 inimest, aga kogu oma elu avalikus sektoris. Nii et selline on see minu juhiteekond ja mina tegin samamoodi nagu Tuuli, et kui ma pidin mõtlema, et mis loom, siis küsisin ka siis oma tiimilt ja vastus tuli ka nagu üsna ühene, et mitte nüüd kastlane, vaid ikkagi nagu lõvi, nagu ema lõvi siis, kes läheb uhkelt lehvides eeslipp püsti, meerkab mõnikord, aga ikkagi seisab ja hoolitseb oma karja eest ja teritab neid küüsi ka iga kord igaks juhuks, aga kasutab ikkagi harva. Vot, et siis selline tagasiside tuli siis minu tiimilt. Aitäh! Nii et massiivne kogemus tegelikult juba niigi, nii et väga huvitav kuulda teie mõtteid. Nüüd mõttevahetuse sissejuhatuseks. Ma mängiksin ühe 2-minutilise video siis kõigile. Ma loodan, et inglise keel on okei, sest sellel videol ei ole eestikeelset tõlget. Aga siin räägib siis Rootsi Leadership Pipeline'i instituudi juht ja ühtlasi ka treener, tegutsev treener sellest, et mis tema jaoks nende Leadership Pipeline programmide puhul just ennekõike väärtust loob. Nii et vaatame selle 2 minutit ära ja siis saan sama küsimust küsida meie panelistide käest. Hi, my name is Morten Berstad and I'm the CEO of Leadership Pipeline Institute in Sweden. What really excites me about the leadership transition programs is that they are so specific about how you create value as a leader. But being that specific, it's actually possible for the participants to see, this is where I need to spend my time, and these are the skills I need to perform to actually get value as a leader. And this is how I need to perform those skills. And this is a big thing, because when you get this concrete about what you need to do, it's actually possible for the participant to say, hey, I can do this. I can actually lead. Or they can say, now I know what I need to improve. And sometimes people also say, I wish someone had told me earlier. Anyway, with this new knowledge and also ability to perform what needs to be done as a leader, it is possible for people to create the value that you need to create as a leader. And we know that this is
what happens, because we always measure results from the leadership transition programs, down to even business results. So it makes us very confident in saying that we actually get leadership performance and business performance from the leadership transition programs. Thank you very much. No nii, selline sissejuhatus või sellised mõtted siis Mortenilt ja ei tea, kes teist tahaks alustada väljendamaks just seda, et mis sinu jaoks selles programmis väärtust lõi või mida sa nagu selle programmi juures hindad? Mul oli esimesena unmute, et võib-olla siis võtan sõna, et ütles päris palju ära, mida ma tegelikult eile õhtul veel mõtisklesin, et üks on seesama sisu praktilisus, sellised käega katsutavad asjad, millega tekkis kohe samastumine. Tahaks kohe proovida just see, et ka selle programmi kestel oli võimalik juba aeg maha võtta, et mitte jätta seda kuskile tulevikku, et küll ma siis mõtlen sellele või oma nendele asjadele. Ja võib-olla nagu hea teatrietendusega on see, et kui sul on pärast veel tükk aega küsimusi või nurkasid, mille alt sellele etendusele mõelda, et siis huvi tekkimine oli üks asi võib-olla, mis minu jaoks loob siiamaani väärtust, et mul tekkis küsimusi, mis on minu juhtide juhtimisstiil, kuhu minu aeg kulub, kuhu ma oma energia suunan. Hästi väärtuslik puhtalt sellisest inimlikust plaanist, mis tegelikult loob kõik eeldused selleks, et mis siin ka need küsitlused varem ütlesid, kus mu aeg, et mul ei ole aega juhtida, mul ei ole aega olla, et see oli üks suurimaid väärtusi seal koolitusel minu jaoks. Aitäh! Ma siis omalt poolt ka võtan sõnajärje üle, et hästi sarnane sellele, mis Tuuligi juba rääkis, eks ju. Et minu jaoks nagu oli seal nagu 2 või 3 sellist hästi suurt positiivset väärtust. Et nagu ma ütlesin, eks ma olen pikalt juhina töötanud ja olnud väga skeptiline igasuguste juhtimiskoolituse osas, mida aeg edasi, seda rohkem. Samas ju tundes ise ka tegelikult seda, et teoorias olen ma küll kõva, aga ega ma praktikas ju ikkagi vist päris nii ei tee, nagu peaks. Ja siis ikkagi andsin nagu järgi sellele soovile, et ma siis lähen ja kuulan seda leadership pipeline'i ja ausalt öelda minule tekkis küll nagu vau-efekt, et minu arvates, mina osalesin siis selle juhtide juhi, eks ole, programmis, et minu arvates nagu ta andis nagu selge vastuse selle küsimusele, mis on ikkagi juhi töö. Et mulle meeldib selline selgus ja süsteemsus, terviklik nagu arusaamine asjadest ja ausalt öelda, mul ei ole olnud kunagi nagu sellist juhti, kes oleks öelnud nii, Krista, et nüüd sinu töö on see, eks ju. Et võib-olla kõige selline nagu lahedam ülesanne või ootus minu juhi poolt on see, et tee, mis tahad, peaasi, et mingit jama ei oleks, eks ju. Et see võib-olla pole päris see. Ehk siis, et ta annab väga selge süsteemse ülevaade, mis on minu kui juhi töö. Sisuliselt võiks üks ühele panna üles, kui me räägime avaliku sektorisse ametijuhendisse, eks ju, ja ma saan aru, mida ma tegema pean ja ma saan aru ka sellest, mida ma tegelikult teha ei tohi, et kus on need komistuskivid. Siis teine nagu hästi suur asi oli see, et see oli praktiline. Et ma isegi tõmbaks nagu paralleeli, et see polnudki nagu koolitus, vaid see oligi minu töö. Selle sama programmi käigus kõik see, mida ma tegin, ma tegelikult tegin oma tööd. Ma tegelesin nende asjadega, millega ma peangi tegelema ja ma sain nagu hästi selgelt aru, kus mul on okei ja kus mul on need lüngad, eks ju. Need samad 5 suurt plokki, mis siis on need juhtide juhi, siis sellised 5 suurt teemat. See arenguplaan siis lõpuks sealt välja mulle koorus on ja see on mul iga päev siin silmade ees ja ma näen täpselt, kus mul on hästi ja kus mul on lüngad ja kuhu mu aeg peaks tegelikult minema. Et see oli see teine väärtus, väga-väga praktiline, et ma täitsa nagu nüüd tagant järele mõtlen, et oleks ma võib-olla algusest peale saanud sellest aru nii, et see ongi minu töö, eks ju. Ma ikkagi läbisin tükk aega seda nagu koolitust, aga lõpuks ma sain aru, et ma teen oma tööd tegelikult, et võib-olla oleks isegi sellel olnud veel suurem väärtus.
Siis kolmas asi, et see oli korralik ora ikkagi. Ega Lauri, kes seda läbi viis, ega ta meile nagu selles mõttes armu ei andnud, et ikkagi need praktilised sammud, et ma nagu olin sunnitud mõtlema nende asjade peale. Et ei olnud niimoodi, et ma kuulan ära, teen märkmeid ja siis lähevad need märkmed sahtlisse. Et ei ole. Mul on siiamaani see töövihik siin laua peal, eks ju, ja ma seda lappan. Et see oli nagu selline kolmas asi, et tõesti see koolitus oli paras ora. Ja võib-olla neljas, et ma sain hästi nagu häid tööriistu, hästi praktilisi tööriistu. Muidugi jällegi paljusid juba kõik, ma arvan, teame, kõik see coaching juhtimisstiil ja üks-ühele vestlused ja oleme ka ju seda kasutanud, eks. Aga ikkagi saada see tööriistakast niimoodi kompleksselt kokku ja saada aru, eks ju, et kuidas seda nagu kõige mugavam ja kõige lihtsam on kasutada, sest ainult siis ta läheb ju mulle nagu nii-öelda minu vereringesse, et siis on see nagu minu päris osa minu tööst on ju, et kui ta on mulle mugav ja lihtne, et võt siis need tööriistad ka, mis see programm andis, minu jaoks olid väga suur väärtus. Aitäh, Krista. Heleri, sinu vaatevinklist on? Ja ma hästi ühinen selle Krista mõttega, et mulle ka meeldib, kui mul on selge ja sihuke struktuurne ülevaade asjadest ja mis seal videost ka kõnetas hästi see koht, et paljud nagu ütlevad, et keegi oleks võinud seda mulle varem öelda. Et mul oli sama mõte selle programmi ajal ja pärast seda, et jah, et sa ju tead mingeid asju mingitest koolitustest, raamatutest, et mida nagu juhina sa pead tegema, aga et keegi ütlebki sulle, et see peakski, et sinu töölaud on see ja need on need asjad, millega sa tegelikult peaksidki tegelema, kuhu su enamus aega peaks minema. Et täpselt nagu Krista ütles, et keegi ei olnud mulle varem seda öelnud, et oleks võinud, oleks elu palju lihtsam olnud võib-olla. Ja ehk siis see tervikpilt juhtimise koha pealt tõesti oli üli väärtuslik. Teisest küljest jah, seesama on ju enda analüüs ja enda tugevused ja arengukohad väga nagu selgelt joonistusid välja. Minul ei olnud ka varem, ma ei olnud ka teinud seda 360 kraadi seda küsitlust, et seda oli väga huvitav näha. Ja mis ma veel välja tooks, väga palju sai programmis peegeldatud teiste juhtidega ja arutatud teiste juhtidega ja see annab ka mingisuguse perspektiivi tunde, et kuidas ka, sa saad ennast võrrelda, sa saad ka teiste mõtteid kuulda ja see aitab ka neid mõtteid väga nagu hästi edasi arendada. Jah. Aitäh. Ja ma võib-olla ütleks siia kõrvale, et siin kuulajatel võib äkki tekkida nagu selline mõte, et kui need on sellised klassikalised programmid ja kui me teeme seda erinevates ettevõtetes, et siis kõikide ettevõtete juhid hakkavad nüüd täpselt ühtemoodi käituma, sellepärast et seal Leadership Pipeline'is räägitakse, et mis on see ootus, siis siia oleks vist õige nagu juurde öelda, et mis on see ootus tegelikult iga organisatsiooniga lepitakse eelneva sellise eelprojekti käigus kokku. Ehk et toimub töö ettevõtte sisese fookusgrupiga, kus võetakse ette need Leadership Pipeline'i sellised klassikalised või geneerilised kirjeldused nende 5 põhiteema kohta ja tegelikult valideeritakse siis, et kuidas need rollid meie organisatsioonis välja näevad ja mida me nendelt ootame nende teemade lõikes. Nii et tegelikult need profiilid tulevad iga organisatsiooni jaoks ikkagi oma nägu. Et muidugi on võimalik võtta ka see klassikaline versioon ja seda eelprojekti mitte teha, aga tegelikult kindlasti selline suurem väärtus on see, kui organisatsioon on selle oma kontekstis läbi mõtestanud ja kui seda kõike saab siduda ka juba toimivate süsteemide ja protsessidega, mis organisatsioonis olemas on. Et see tagab nagu ka selle, et see päriselt läheb ellu. Et kui seda sidet ei ole, siis ta kukubki varsti maha, kui entusiasm nagu üle läheb. Hästi, aga et kui me võtame veel
vaatluse alla need takistused, mis siis on tulnud läbi Leadership Pipeline'i selle round robin harjutuse ja mis olid valdavalt seotud sellega, et mul ei ole aega ei mõelda, planeerida, ei üks-ühele vestluseid teha. Siin ka ju kuulajad ütlesid, et meeskonnad on liiga suured ja sealt nagu, et see ajapuudus on see krooniline märksõna. Et mul on niisugune kiusatus küsida, et kuidas või mis sa nagu peale seda programmi oled teinud, et võib-olla paremini selle ajasurve sees hakkama saada. Et ma ei tea, äkki Krista, sa alustad? No mina olen selle ajasurvega tegelenud, eks ju, aastaid ja saanud ka juba aastate jooksul, eks ju, enam-vähem nagu aru, kust mul tekivad need kohad, mida saab parandada, aga praegu ma küll julgen öelda, et ma kasutan neid tööriistu, eks ju, mul on, ütleme nii, minul töötab see, kui mul on see mingisugune süsteem ja rutiin tekkinud, eks, ja siis ma järgides seda tean, et need asjad, mis on olulised, saavad nagu tehtud. Ja üks asi, mida ma nüüd selle programmi tulemusena hakkasin tegema, mida ma varem nagu väga süsteemselt teinud, oli see, et siin oli Laurilt see soovitus, et reedeti 30 minutit enesepeegelduseks, on ju, mis on mu eesmärk, kuidas mul läheb, mida ma tegema pean. Selline lihtne asi, võtta aja ja tõesti mõtled nagu läbi jälle, sead selle jälle sihiku paika, eks, ja sellega sa ühtlasi siis nagu muuhulgas töötad läbi ka selle koha, et kuhu su aeg siis nagu kulunud ja kuidas sa leiad siis aja nendeks asjadeks, mida sa tegema pead, on ju. Et see on nagu selline rutiin, mis hoiab mind natukene niimoodi raamides, et ma tean, tegelen sellega pidevalt, et ma kasutaks oma aega siis nagu nendeks töödeks, mis ongi nagu minu tööd. Et see on nagu üks asi, siis teine, et kuna see programm andis mulle selle pildi ette, kus mul on lüngad, milliste asjadega ma peaksin tõesti tegelema, et seda parandada, siis kuidagi see nagu juba iseenesest su tähelepanu läheb sellele, eks ju, ja sa tegeled ju sellega, millel on su tähelepanu ja kui sa suunad oma tähelepanu nendele vajalikele või õigetele asjadele, siis tegelikult need muud asjad, ma ei tea, võib-olla see on, kujutan ette, aga mul kukuvad ära. Ehk siis, et kõik need tööd, mida tegelikult päriselt saabki teha keegi teine, et kui sinu tähelepanu on muudel asjadel, siis need tööd tehaksegi kuskil mujal ära, või siis jäetakse tegemata, ega see võib ka nii olla, eks ju. Aga ikkagi see fookus või see tähelepanu teadlik nagu suunamine nendele asjadele aitab ka sul juhtida seda aega. Ehk siis, kui sa paned sinna tähelepanu, siis sa leiad ka selle aja sinna. Mul on selline tunne vähemalt. Jah, Elleri. Ja, et see tähelepanu või teise sõnaga tegelikult prioriteedid, et see, et mille jaoks ma leian aega, mille jaoks ma ei leia aega, see on puhas prioriteetide küsimus, see on puhtalt see küsimus, et mis tegevusi ma ise väärtustan ja millega ma arvan siis, et ma väärtust loon ja ongi, et pärast seda programmi see on lihtsalt, see on nii kristallselge, et iga asja puhul, mis ma teen, ma mõtlen, et kas ikka peaksin mina seda tegema ja see delegeerimine või see enesekindlus delegeerimisel tuleb ka väga palju, see programm kinnistab seda, et ma arvan, et ma olin ka enne hea delegeerija, aga nüüd ma tunnen palju paremini ennast seda tehes, ma tunnen, et see ongi see, mida ma tegema pean, see ongi see, kuidas ma enda inimesi arendan ja ma leian nagu sellega ma nii-öelda tekitan enda töölauale, jätan nagu need tegevused, et milleks mul tõesti siis peakski see aeg kuluma, on ju. Et ja samas, mis ma veel mõtlesin, et see, et ma ise olen hakanud mõtestama, et mis tegevustega ma väärtust loon, et tegelikult seda sõnumit ma annan ju ka meeskonnale edasi, aga nemad hakkavad nagu, aitan ka neil nagu selliselt enda töölauda mõtestada. Ehk siis see on sihuke nagu kaja, et see läheb edasi, on ju. Aitäh, väga hea mõte. Tuuli, kas tahaksid ka midagi lisada? Jaa, ma arvan, et see aja nagu planeerimiseks, et me
kõik oleme sageli selle küüsis, et kus mu aeg kulub ja üldiselt ma olen pidanud ennast jube süsteemseks inimeseks. Aga see süsteemsus seisiski valdavalt selles, et mis mu töölaual oli ja sellega ma sain nagu hakkama, aga võib-olla selle koolituse ma avastasin, et neid enese ja oma juhtide arendamise aega ikkagi ma ei olnud nii teadlikult võtnud, kui ma teen seda täna. Ja ma arvan, et mind on täna toetanud see, et ma võtsin sealt teadlikult selle koha endale, et ma arendan oma juhte, mistõttu läbi selle, et ma nendega täna pean neid vestlusi ja ma nädala lõpus pean sellist juhtimislogi või päevikut, mis Lauri soovitas oma inimeste, ma ei tea, edusammude või tagasilöökide kohta ühtlasi paneb kriitiliselt ka ennast, mis minu edusammud siis selles arengus olid sel nädalal või tagasilöögid, et ma ei saa ju ometigi arendada juhte ja nende juhtimisstiilist rääkida nendega, kui ma ise ei ole, mul ei ole sinna sõna sekka öelda. Et see on üks asi, mis on muutunud ja sama teadlikkus, mis Eleriin ütles, et ilmselt see mõju on nagu selline pikaajalisem, et kõiki asju, minul on koolituses sellest 1,5 kuud möödas ju ei praktiseerigi koheselt, et need asjad on siis eesmärgistamine uueks 2023. Need hakkavad alles tulema meie töölauale ja tunnen, et mul on need asjad nüüd praegu kuklas, mida võtta. Et nii-öelda on, millele toetuda. Okay. Aga et ma haagin siit nagu võib-olla sellise pisut uue teemaga, et Eleriin, kui sa ütlesid, et see hakkab meeskonda ka mõjutama, et iseenesest on see ju täitsa loomulik, et juht oma tegevusega nagu meeskonda mõjutab, aga et kuidagi huvitav oleks praegu küsida, eriti võib-olla Krista ja Eleriin teie käest, kellel on natukene juba pisut rohkem aega möödas selle programmi läbimisest, et kas ja millist sellist nagu mõju sa näed meeskonnale sellest, et sina ise oled midagi hakanud nagu teistmoodi ja rohkem-vähem tegema? No ma võin siis öelda, ma olen hästi nõus, mis Tuuli ütles, et kui sa oma meeskonda tahad arendada, siis sa ei saa samal ajal, eks ole, ise ennast nagu tähelepanu, et ise ei saa failida, eks ju, sa pead ise ka siis tegelema iseendaga, et olla siis kas või ainult juba eeskujuks, eks ju, et minu arvates see mõjutab meeskonda väga tugevalt, et hästi konkreetsed näited jälle, et nüüd üks-ühele vestlusi me oleme teinud, nüüd me seal teeme ja tegeleme ka meeskonna nende samade arengu eesmärkidega, ehk siis minu alluv juht siis kui juht ja tema areng, et see on hästi teadlikuks läinud. Siis ja sealt kaasneb kõik see, mida ka Tuuli ütles ja see tõesti mõju ongi pikaajalisem ja see nagu läheb ka nende mõtteviisi, eks ju, et ma võtsin sellest samast programmist, kuna meil oli küll juhtide juht, aga siin olid ka ju need meeskonnajuhtide nagu juhtimistööd ju tegelikult toodud võrdlusena, et ma olen neile kõike seda jaganud ja jagasin ka juhtide juhi tööd ja tegime siis seda arutelu, et mis siin siis erinevus on, eks ole, mis on nende roll, mis on minu roll. Nad on teinud neid harjutusi, see on ju hästi praktiline ja siin oli väga palju sellist harjutusi, millega siis nemad mõtestasid jälle oma nagu töid lahti, oma arengukohti, oma meeskondi lahti, et siin paari juhti juba kopeeris neid ja on teinud omakorda oma meeskondadega, eks ju, et see niimoodi tõesti nagu levib nagu kogu tiimi peale lõpuks ja üks hästi tore näide oli see, et kui me seda siis oma juhtidega arutasime, see oli nüüd alles sellel nädalal nüüd viimati, eks ju, ja meil oli meeskonnas üks minu paralleelosakonna, siis üks värske juht, kes on olnud siis nii-öelda sellel positsioonil siin paar nädalat ja tema siis ka kogu seda arutelu ja tegi ka kõiki neid harjutusi ja tema jaoks oli täielik vau-efekt, et ta ütles sedasama, et issand, kui hea, et ma seda tean nüüd, eks ole, alustades, et ma oleks täiesti vales suunas pannud ja ta oli sellises klassikalises selles situatsioonis, eks ole, et ta oli nii-öelda sellest ühest rollist astunud teise ja ta tegelikult lohistas oma vana rolli nagu rõõmsalt kaasas, eks ju, ja oli siis kõik see, et ei jätku aega selleks ja ta ei tea ja ütleme selline,
nagu meil kõigil, eks ju, kui me siis ühe rolli teeme, et siis nüüd on see hakanud levima ka siis sinnapoole. Nii et niimoodi ta läheb, et kui sellest rääkida ja teadvustada, eks ju, siis tegelikult on ju tegemist teemaga, mis kõnetab nagu igaühte, eks ju, ka sedasama meeskonnajuhti nagu väga tugevalt, sest ega ka nemad ei ole saanud ju sedasama teadmist kuskilt niiviisi süsteemselt kätte. Nii et meie sellised, ütleme siis, töökohtumised ja üldse kohtumised ja arutelud on selgelt nüüd rikastunud nende nii-öelda juhtimistööde üle arutamisega. Mitte ainult meie eesmärgid ja tööülesanded ja tulemused ja kõik see, vaid just nimelt meie kui juhid ja meie roll. Väga äge kuulda, et sa oled niimoodi kaasa haaranud oma meeskonda laiemalt ja neile tutvustanud ja nendega läbi teinud, et seda on tõesti vinge kuulda. Ja, et mõnes mõttes samad mõtted, et nagu ma enne mainisin, et jah, et kui ma hakkasin ise nagu mõtestama, kuidas rohkem kuidas ma siis oma rollis väärtust loon, et jah, et siis sellest nagu, siis hakkad samal ajal ju mõtlema, et täpselt samamoodi, et kuidas siis meeskonnaliikmed oma rollis seda väärtust loovad ja kuhu nende aeg peaks minema ja sellest inimestega rääkima. Ja juba see nagu aitab väga palju, et need rollid saavad selgemaks inimestel. Aga jah, et minul langes see programmi aeg hästi kokku ka meie nii-öelda tulemusjuhtimise protsessi ajaga, kus me panimegi meeskonnaga eesmärke ja ma sain kohe väga praktiliselt kasutada seal neid tööriistasid ja see meeskondlik eesmärkide panemine juba oli seekord hoopis nagu veidi teise nurga ja see kujunes väga ägedalt välja ja ka need individuaalsed nagu eesmärkide panemised hiljem, et sain ka mitut tööriista kasutada ja ma arvan, et ühest küljest jah, et meil on sellel aastal kindlasti väga palju konkreetsemad need eesmärgid, väga palju selgemad ja väga palju nagu eelnevalt siin on mainitud arengule suunatud, et üks nagu koht, mida ka mina sain tagasisideks ja mida ma tegelikult ka nagu teadsin, aga võib-olla ei julgenud tunnistada, oli see, et rohkem nagu oma inimeste arenguga tegeleda ja väga konkreetne asi, muidugi see oli sihuke hästi nagu jällegi asjad langesid kokku, et seda infot tuli nagu mitmest kohast minuni kuidagi jõudis ja me pärast nagu seda programmi tegelikult meeskonnast ka tegime sellise kokkuleppe, et meil nüüd ongi kord kuus üks reede selline enesearengupäev. Et see on nagu meie prioriteet ja fookus. Et sihuke näide. Super, aitäh. Tahad sa midagi, Tuuli, lisada? Ei taha praegu. Et ma küsiksin, Helerin, sinu käest veel seda, et sa oled praegu ainus, kelle organisatsioonis ka teised juhid nagu erinevatelt tasanditelt on neid koolitusi läbinud. Et ma tean, et Swedbankis tehti ka spetsialistidele seda enesejuhi programmi, meeskonnajuhi programm on päris palju saanud tehtud, et vist juba otsapidi ka juhtide juhid, eks ju, on seda käinud, et kui sa nagu oskad sa midagi märgata sellest, et nüüd väga erinevalt on inimesed või nagu ühtemoodi teadmist on saanud inimesed erinevatest koolitustest? Oma nende arengupartneritega vesteldes ma tunnen küll, et kui palju ka see neid on mõjutanud ja selles vaates mul on väga suur usk, et see on väga palju meie organisatsiooni positiivselt mõjutanud. Aga kui ma mõtlen, et mis kasu sellest on, et ka teised on seda programmi läbinud, ma arvan, et see ongi see, millest me alustasime, et see ootuste küsimus, et mis ootused on minu juhil mulle, mis ootused on nagu mulle endale ja oma tiimiliikmetele ja nii edasi, et sellist, ma arvan, et sellist väärtuste konflikti võib edaspidi nagu tulla vähem ette, et
et kellelgi teisel juhil oleks minule kui meeskonna juhile mingid teistsugused ootused, kui ma tegelikult ise pean õigeks, et ütleme nii, et ma loodan, et tulevikus keegi ei eelda nii väga, et mina peaksin mingit spetsialisti töid näiteks tegema või selliseid asju, et see ootuste sarnasus kindlasti aitab väga palju kaasa. Et ta aitab nii-öelda neid ootuseid juhtida ja seda koostööd soodustada ja võib-olla seal teine pool siis võib kasvada ka organisatsiooni vaatevinklist selliseks, et kui igaüks teab oma rolli, siis see masinavärk võiks summa summarum hakata nagu tõhusamalt tööle. Ehk et kui iga juht täidab oma rolli, siis nii-öelda see järgmise tasandi juht ei pea hakkama tegelema nende asjadega, mis võib-olla teisel tegemata jääb, mis on muidu igapäevaselt üsnagi sage olukord, et ettevõtte juht tegeleb hoopis mingite probleemide lahendamisega või meeskondade töö või valdkonna töö suunamisega, selle asemel, et tegeleda selle strateegilise poolega, mis on tema rolli peamine väärtusloome koht. Võib-olla siin ma saaks lisada, et meil oli ju nüüd küll mitte erinevalt tasandilt juhte seal koolitusel, vaid olid juhtide juhid, aga see-eest väga mitmete erinevate tiimide taustaga, staažiga juhte ja mis täna on selline juba võib-olla ainult 6 aega peale koolitusel positiivne taju, et meil on nagu oma siis salakeel tekkinud, ja me räägime rohkem omavahel, et üks tuleb, ütleb kohviaparaadis teisele, kuna ma tegin selle silent coaching'u oma inimestega, et tee seda, kui sul siuke mure on, eks ju, ja kõik teavad, millest jutt kohe käib ja võib-olla ka teine asi, et see 2 päeva oli ka koht, kus Lauri andis meile võimaluse ikkagi ka ventileerida mingisuguseid asju, mis võib-olla osati väljusid selle ilmselt programmi raamest. Jumal teab, võib-olla oli nii mõeldud sul, Lauri, aga et on mingeid asju, mida me täna vaikimisi mõistame, mis need juhtuvad. Näiteks kohad, kus me saabume mingi ühisele koosolekule, me istume seal 15 minutit, ütleme, et kas see loob väärtust või loo ja me läheme laiali. Selle asemel varem me näiteks lihtsalt osalemise pärast, et seesama, kus meie aeg kaub ja me saame aru, et see ei ole kellegile solvav, et ta püsti tõusis, ütles, et see ei ole vist minule ja läks ära. Või et kuidas ta nii arrogantne on, et meil on mingisugune ühine selline sala nagu mõistmine või keel läbi selle koolituse tekkinud. Väga äge. Aga ma annaks siinkohal praegu kuulajatele ka võimaluse küsimusi küsida, et tulistage. Et mis teil on keelel meelel, julgelt võite mikrofoni sisse panna ja rääkida. Et kui väga vaikne kuulajaskond on meil täna. Ma küsiks. Meil on samuti juhtidele programme erinevaid, aga ma just mõtlen, et kuidas nagu nende programmide puhul on, et kas pärast see grupp ka kuidagi suhtleb või mis nagu pärast toimub, sest mina näen seda, et mingi programm lõpeb ära, need inimesed on justkui sellise toreda grupi moodustanud, nad tunnevad, et mis nüüd edasi saab, nad ei taha, et see läbi saab, et see mõnus sünergia on tekkinud, et kuidas nagu teie kogemused on, et mis te nagu olete teinud selleks, et kas hoida neid kontakte või selge see, et need kontaktid jäävad, aga kas on mingeid ekstra tegevusi veel? Kes tahab vastata? Ja ma võin öelda, et meil on hästi värsked see koolitust on meeles, et praegu me panustame sellele Lauri poolt kohustatud kokkusaamisele, et on selle meie eest ära teinud, aga väga hea küsimus, et sellele peaks nagu mõtlema selle tiimina meie ise ka.
Küll, mis me võib-olla selle koolituse raames tegime või ajal oli siis see, et me vähemasti hoolitsesime selle eest, et me ka koos oleks lõunal samal päeval, kui meil see koolitus oli, eks, et meil oleks ka selline niisama omavahel koos olemine. Aga hetkel ma olen panustanud sellele, et meid nügitakse sinna suunda. No ma võin öelda siis, meil oli ju see grupp selline, kus olid inimesed üle avaliku sektori erinevatest asutustest ja tegelikult PPA-st oli ju ka mitu juhti, eks, et nii nagu Tuuligi, meil on ka selline salakeel, et teinekord viskab sisse selliseid lauseid või küsimusi, mille puhul me saame aru, millest me räägime, aga meil tõesti ainult osad juhid, et mitte kõik, eks. Ja ütleme, need, kes seal grupis osalesid, siis paljudega me ju kohtume tööalaselt, aga sellist nagu regulaarselt, et nüüd nagu selle koolituse grupina me nagu ei ole koos käinud ja ei ole ka nagu mõelnud selle peale. Aga ma arvan, et kui see oleks selline võib-olla ettevõttesisene või midagi sellist, et siis võib-olla tasuks aeg-ajalt võib-olla korra nagu võtta see teema nagu selle grupiga lauda. Jah, et otseselt sellist formaati ma selle programmi lõpus ette näinud ei ole, et ma arvan, et see on väga ikkagi organisatsiooni enda otsustada. Milleni tihtilugu nende programmide käigus osalejad jõuavad, ongi see, et aga meil tegelikult ei olegi sellist nagu kohta, kus me sellises koosseisus saame juhtimisteemadest rääkida. Ja see on võib-olla selline üleskutse või mõte just teile, head kuulajad, et võib-olla, mida me ise oleme aeg-ajalt välja käinud, et tõesti pakkudagi ja ma tean, et osad ettevõtted on ka seda teinud, kas siis kogemusklubi formaati või siis kovisiooni formaati või siis näiteks raamatuklubi formaati, et oleks mingi aeg, kuhu sa vabatahtlikkuse alusel siis saad tulla ja kui sa päriselt sealt väärtust saad, mõne hea mõtte või natukene kas või ventileerida, et see kindlasti aitab hoida fookust just sellel juhtimise poolel. Et see ka, et mis te ise välja tõite, et mis on nagu need probleemkohad täna hästi paljuski, et kuidas hoida ikkagi seda juhtimisel fookust, et inimesed muutuvad aina nõudlikumaks ja see pehme pool trügib aina rohkem esile ja sellest ei ole võimalik enam mööda vaadata. Võib-olla 10 aastat tagasi oli lihtsam, aga täna enam mitte nii väga. Aga mina olen küll kutsutud siia pigem arutlejana ja vastajana, et ma ikkagi teeks ühe küsimuse ka ja vastaks ka siis ise või laseks teistel vastata. Võib-olla see küsimus see, et praegu paistab kõik nii ilus ja nii tore koolitus ja hästi praktiline ja kuidas me kõik rakendame seda, aga mis väljakutsed ka olid, et meie juhtide seas küll see, et me ikkagi oleme väga sellised efektiivsed ja tegusad ja õudselt intensiivsed ja kõik peab kohe juhtuma, et nüüd see protsessi usaldamine oli tegelikult päris suur challenge sinna koolitusele minnes ja see aja mahavõtmine ja see, et ma ikkagi keskendun ja ma usaldan seda, et see üks hetk moodustab mingi ühtse terviku ja et ma usaldan seda, et siin koolitusele on antud aeg juhtidel rääkida ja mõtteid vahetada ja et see ei ole niimoodi, et juba saaks edasi minna ja tahaks juba need asjad pakkida, äkki saaks pool tundi varem, siis ma jõuan oma meile lugeda, et kindlasti oli väljakutse see, et ennast mobiliseerida ja seda protsessi usaldada ja see tasus ära, et ta moodustab terviku kokku, aga seda on raske mõista esimese või 3. päeva hommikul, et tahaks jälle kuidagi nagu oma asjatoimetuste juurde saada, et see võib-olla, et mis oli selline väljakutse vähemalt meie tiimi või osalejate poolt. Aitäh sulle, Tuuli, selle küsimuse eest, et ma hea meelega küsiks seda ka Krista ja Heleriinu käest, et mis see väljakutse teie vaates oli? No üks suuresti seesama asi, eks ju, ma ka alguses viitasin, et võib-olla
mina ka hüppasin sellesse koolituse sisse ja võib-olla oli see nagu minu enda viga, et ma ei süvenenud nagu piisavalt, et mida see nagu tegelikult tähendab, eks ju, ja kuidas ja kuhu ma siis nagu lõpuks jõuan. Ja samamoodi see tunne aeg-ajalt oli see, et läheks juba edasi, et mul on siin kõik selge, läheme edasi, mis me siin ikka arutame ja ma ei viitsi kuulata nende teiste juhtide, et kõik see on ju, ma ju tean seda kõike, eks. Aga see oli hästi minu nagu see tunne. Ma mõtlen lihtsalt seda, et võib-olla seda sama asja, et see on okei ja see aeg ongi seal okei, et see tulekski võib-olla saaks ka alguses juba natukene maandada, kui natukene võib-olla pikemalt süveneda sellesse, et mis ees ootama hakkab ja just nimelt läbi selle nagu võtme, et see pole koolituseks, aga see ongi nüüd sinu see aeg, mille jooksul sina tegeledki oma nende juhtimistöödega, eks, ja sa tead, et sul on seal lüngad on ju, ja see on sinu aeg, kus sa saadki võtta nüüd ja tegeleda täpselt sellega, mille puhul sa igapäevaselt ütled, on ju, mul on nii palju teha, ma ei jõua tegeleda nende oma asjadega, on ju. See on siis nüüd see aeg, kus sa jõuadki tegeleda oma asjadega. Et kui see teadlikkus oleks varem, see häälestatus oleks varem selline, et siis ilmselt võib-olla sealt iga selle minuti ja hetke nagu väärtus oskaks nagu rohkem välja võtta ka võib-olla, eks ju. Minul tekkis see kuskil poole pealt alles ja siis tagantjärele mõtlesin, et pagan on ju, et võib-olla oleks pidanud, et esimesed korrad ka oleks võib-olla rohkem nagu, et võib-olla ei jookseks kuskile meile vaatama või koosolekule, eks. Just. Et see oli üks ja muidugi teine väljakutse, kui tuligi siis nagu väljakutsed nagu üleüldse ka, siis ega ei ole lihtne tegeleda nende enda teemadega, et see arenguplaan ikkagi kokku saada, et okei, sa defineerid ära selle lünga, aga mida sa siis nagu päriselt teed praktiliselt? Sa ei pane ju sinna kirja midagi sellist, mida Laurile esitada, et näed, et mul on kontrolltöö tehtud, on ju, vaid see on midagi sellist, mida sa pead ju homme minema ja ka tegema, on ju. Ja et see ka ei olnud nagu üldsegi lihtne, et kui tahta nüüd nagu päriselt kirja panna, et mis ma tegema pean. Siiamaani mul on lüngad sees, kus kohati veel. Ma võib-olla täiendan selle enne, kui Helerin jätkab, et ka see, et üks moment me tabasime selle koolitusel ennast olukorrast, kus sind valatakse nüüd selle ideaalse juhi profiiliga üle ja siis selline professionaalne enesepiitsutaja, nagu sa oled, siis sa avastad ennast olukorrast, et ma ikkagi olen nüüd ikkagi täitsa kehva juht ja üldse kehva inimeste tundja ja siis see formaat, et sa oled seal teiste omasugustega koos ja tegelikult kõik on hästi ja kõigil on täpselt samad tunded, et see on nagu üks väärtus, aga jah, võib-olla see koht, kus sa mingi hetk tavad nüüd ennast olukorrast, kus et nüüd ikka üldse ma enam midagi teha ei oska. Aga see väärtus taas, et sa teed teistega koos ja kõigil on ühesugused mured, me oleme kõik inimesed. Seda on väga nagu, kuidas ma nüüd ütlen, natukene nagu hämmastav kuulda, arvestades, et kuivõrd pika juhtimiskogemuse taustaga te olete, on ju. Ja võib-olla see ei ole ka, et mida öeldakse ju, et mida teadlikum sa oled, seda teadlikum sa oled ka sellest, et on veel arenguruum ja mida vähem teadlikum sa oled, siis sa võid saada pigem just seda enesekindlust, et mõlemat pidi tegelikult töötab. Aga kuulame, Helerin, sinu mõtteid ka. Ja võib-olla seda Tuuli mõtet jätkates, et ega selle tagasiside küsitluse või seda 360 uuringu tagasiside, et selles mõttes oli ka väga huvitav on ju näha ja kuidagi see arusaamine, et teised inimesed näevad mind niimoodi hoopis on ju, et ma ei oleks arvanudki, et ma ise küll niimoodi ei näe ennast ja ei arva niimoodi on ju, aga just see, et nad näevad mind, see ei tähenda on ju, et ma nii olen, aga muidugi see on nagu käib korraks ikka nagu paneb sügavalt mõtlema, et kus ma midagi siis teisiti nüüd peaks tegema, et see nii ei oleks. Aga siit tuli väga hea mõte selle teise asja juures. Ma ütleks ka, et mul oli ilmselt kõige keerulisem enne programmi ennast häälestada kuidagi selle jaoks, sest alguses tundub 4 tööpäeva ikkagi päris palju on ju. Ja pluss siis veel eeltöö, seal oli mitu asja. Et see mõte, mis Krista ütles, et just see, et kuidagi see eelteadmus, et see ongi mu töö, et see ei võta mult aega ära, vaid tegelikult see ongi mu tööaeg on ju. Ja see ongi minu jaoks kõige väärtuslikum, et ma panen enda aja just sellele programmile, et kui jah, oleks see nagu
teadmine enne olnud, oleks see nii palju lihtsamalt nagu startinud, aga kui juba see programm algas, siis selles vaates mul seal enam väljakutset ei olnud, et siis oli kõik juba, sain aru, et ma olen õiges kohas. Aitäh. Ja ilmselt on see ka selles mõttes väga loomulik reaktsioon, et kui me siin võrdleme neid round-robini tulemusi, mis olid, et meil ei ole aega tegeleda planeerimise ja mõtestamisega näiteks. Tegelikult meil ei ole ju reeglina, ma ei tahaks seda üldistada, aga reeglina meil ei ole seda harjumust, seda aega võtta. Ja siis, kui me oleme sellesse olukorda pandud, et nüüd kõik see oravaratas ei käigi nii kiire tempoga, vaid et siin tulebki nagu võtta aega ja mõelda teistsugustele asjadele, kui ma võib-olla tavaliselt teen, siis iga asi, mis on nagu võõras või harjumatu, ta ongi raske. Aga et see on kindlasti mõtlemise koht, et kuidas seda läbi programmi nagu normaliseerida ja kuidas saaks seda nagu teha lihtsamaks. Et see ei oleks nagu nii suur väljakutse, et aitäh selle mõttealgatuse ja arenduse eest teile. Nii, aga ma siin vaatangi, et kell on halastamatu, meil on vaja hakata otsi kokku tõmbama. Et kui kellelgi on veel üks küsimus, Kristel, palun, ja viimane küsimus. Kas sa tahad öelda seda? Mikrit ei õnnestu maha võtta. Seda vist peaks ise saama unmute'ida, aga kui ei õnnestu, sa võid kirja panna siis kiirelt. Et ma kohe siis võtan kokku ka ja annan infot natuke siia lõppu. Aga et Kristel, kas sa mõtled seda küsimust, mis sa juba varem kirjutasid? Uus küsimus. Sest seda varasemat küsimust ma kohe kommenteerin. Kas sa kirjutad meile? Kirjutamine võtab ju aega pisut. Küsimus, et kas teistel oli virtuaalne koolitus või oli ka auditoorseid päevi? Et siin on nüüd vist kogemus erinev, aga kommenteerige ise. No meil oli valdavalt virtuaalne. Ma isegi ei mäleta, kas meil oli esimene päev või päris alguses oli midagi, aga vist oli, enamus oli täiesti virtuaalne. Aga tegelikult toimis hästi, et Lauri oli väga osav nende töötubade haldamisel, koondamisel ja jagamisel, et ma ei tunnetanud seda, et see oleks kuidagi oluline takistus olnud. Kindlasti oleks füüsiliselt koos võib-olla veelgi rohkem olnud seda juttu ja kõike, aga toimis küll virtuaalselt. Ja meil oli näost näkku koolitus, ma täitsa ise ei kujutaks praegu ette, et see oleks olnud võimalik, et see on virtuaalne, et just see inimeste teiste juhtidega koos olemine, lõunad, et kõik väärtustasid seda väga, ilmselt ka sellepärast, et taust on meil 2 aastat hoopis teistsugune ja meil oli võimalus esimest korda olla koolitused, kus me olime kõik 4 päeva füüsilist ühes ruumis, et see oli väga suur väärtus. Ja meil Swedis oli ka virtuaalne see, kus mina veel osalesin, aga ma ütleks, et see toimis väga hästi, et mulle just tundus, et see tempo oli nii suur, et kuidas me oleks laivis jõudnud nagu gruppeeruda nii kiiresti, kui vaja oli. Et selles mõttes me olime kõik hästi üllatunud, kui hästi see toimis, et me ei arvanud ka, et võiks virtuaalselt, aga jah, toimis. Jah, Zoomil on omad eelised nagu grupi nagu selle aja planeerimise mõttes, mis diskussioonide peale läheb, aga samas ega ta ei suuda neid ühiseid lõunaid ja neid kohvipausi vestlusi kindlasti asendada. Küll aga ma võin öelda, et kuna LPI mõõdab mõju, siis võrreldes nüüd
siin ju perioodil olid kõik virtuaalsed koolitused ja kui võrrelda nende tulemuslikkust versus siis klassiruumi koolituste tulemuslikkus, siis 0,% punkti on virtuaalsed koolitused eespool oma tulemuslikkusega isegi. Et mõneti see kinnitab seda teie kogemust, et töötab küll ja päris hästi töötab. Aga nüüd on aeg täis ja minu lõpusõnad siia lõppu oleksid sellised, et kõigepealt südames suur tänu Tuulile, Kristale ja Helerinile, et te tulite ja olete päris hästi nagu läbi mõelnud ja mõtestanud seda kogemust, et ma usun, et see oli huvitav ka kuulata teistele. See on praegune töötuba on nagu nii-öelda soojendus septembris, 14. septembril plaanime teha sellise nii-öelda kohapealse silmast silma seminari Leadership Pipeline'i teemal, kuhu siis tuleb esinema ka Kent Jonasen, LPA instituudi tegevjuht sellise võtmeesinejana. Nii et saadan selle kohta kõikidele osalejatele meili peale ka info ja seal on võimalik siis kohe klikkida ja oma huvist märku anda, et praegu ei ole kõik detailid veel lõpuni paigas, aga kuupäeva lähenedes saame siis saata täpsemat infot, kui te olete oma huvist märku andnud. Ja sellel sügisesel üritusel siis me plaanime keskenduda nagu laiemalt, et kui me täna rääkisime nendest programmidest, siis tegelikult see programm on ju vahend selleks, et see juhtimissüsteem organisatsioonis juuri ajaks, et mida me päriselt selle Leadership Pipeline'iga tahame. Et seal me vaatame laiemalt Leadership Pipeline'i kasutamisvõimalusi. Nii et sellega siis minu poolt kõik, suur tänu teile ja võite chatti kirjutada veel mingi mõtte või peegelduse, millega sa siit ära lähed või kui mina jään ka siia virtuaalruumi pisut kauemaks, et kui on veel mingeid spetsiifilisi küsimusi, et olete teretulnud jääma siia siis vestlema. Aga suur tänu nii kuulajatele kui esinejatele ja ilusat reede jätku kõigile meile. Aitäh, Marika, kutsumast. Aitäh. Ilusat päeva. Nägemist.